Nii, tere õhtust, jälle oleme lugemise lainel ja panen siin kaamera ilusasti paika. Ja me oleme jõudnud 13. peatükini. Juhuu, raamat järjest väheneb. Elu hingus on selle pealkiri. Elu hingus ja hingamiselundkond ja siin on selline pilt ka hingamiselundkond. Nii, hingata tähendab olla elus. Meie esimene hingetõmme ütleb, ma olen. Hingamine on kogu elu alal hoidev sisse ja välja hingamisrütm. Kahe poole kohtumine, kes koos moodustavad terviku. Me hingame sama õhku, mida kõik eluvormid, nii meie lähedased kui ka meie vaenlased. See on koht, kus me kõik oleme võrdsed, kus pole vahetegemist. Sissehingamine on õhu endasse võtmine ja elule vormi andmine. Sisse hingates oleme inspireeritud välismaailmast ja tõmbame selle endasse. Välja hingates saadame oma sisemaailma välja, et seda teistega jagada. See on vahetus, andmine ja võtmine. Inspiratsioon tähendab ülendust ja loovust. Mõlemad ingliskeelsed sõnad, breathe, hingamine ja spirit, vaim, on pärit samast ladinakeelsest tüvest spiro. Inspiratsioon tähendab oma keha täitmist hingeõhuga ja oma vaimu täitmist jumaliku teadvusega. Ilma hingeõhuta oleme vaid intentne füüsiline vorm. Ilma vaimuta elame pinnapealset ja tähenduseta elu. Kui me ei hinga, sureme füüsiliselt. Kui meis ei ole vaimu, sureb meie hing. Hingamisel ei ole ääri ega piire. Iga hingetõmme sulandub järgmisse. Hingamisprobleemid on seega seotud meie piiridega, selgusetusega, kust me alustame ja kus lõpetame, eriti kui laseme teistel juhtimise üle võtta, oma elu suunata. Kui tunneme, et oleme alla surutud ega suuda iseseisvalt hingata, võib tegemist olla enesekehtestamisprobleemidega. Kui meil pole piire, siis on kerge meid mõjutada ja meie üle valitseda. Andmine ja võtmine pole tasakaalus. Võib-olla suudame anda, aga mitte vastu võtta. Või suudame võtta, kuid ei oska anda. Kui oleme paanikas või närvilised, muutub hingamine pinnapealseks ja kiireks. Lõdvestunud seisundis on hingetõmbed sügavamad. Lühikesed hingetõmbed viitavad hirmule või elust osavõtmatusele. Mida suurem on soov elus osaleda, seda sügavamad on hingetõmbed. Kui hingame täiel rinnal, on meil olemas oma elu ja isiklik jõud. Me oleme sirgjoonelised ja avatud loomuldasa väärikad. Mis sõna see on avatud? Loomuldasa väärikad. Natuke mu jaoks aru saamutamisest. Meie piirid on selged. Ma olen tähele pannud, et selles raamatus on nagu tähevigu ka, vaata, siis nagu loed ja siis proovid nagu aru saada. Meie piirid on selged. Me tunneme iseennast ja oma piire. Seda, mida võime endast anda ja mida me vajame. Me võime vabalt hingata. Hingamiselundkonna keskseks elundiks on kopsud, kuid sinna kuuluvad ka nina, kurk, häälepaelad, hingetoru ja bronhid. Hingamiselundkond on seotud verega, sest hapnik liigub kopsudest vereringesse, süsihappegaasaga verest kopsudesse, kus ta välja hingatakse. See seos saab selgemaks, kui tutvume järgmises peatükis vereringega. Aga see on alles järgmises peatükis. Nina. Nina kaudu hingame sisse eluks vajalikku hapnikku, nii et siin peegeldub meie suhtumine ellu, kas meil on kerge sisse hingata või tahame mõneks ajaks loobuda, kas tunneme, et hingamine on vaba või takistatud. Nina sümboliseerib ka neid aegu, mil me tungime aladele, kuhu pole teretulnud. Probleemid ninaga võivad viidata vajadusele teiste inimeste privaatsust ja piire rohkem austada.
Võib-olla ei peaks me olema nii ninakad ja jätma teistele rohkem ruumi. Nina võimaldab meil endasse võtta nii elu sulnidust kui ka kirbust. Me suhtleme peamiselt silmade ja hääle abil. Haistmine on rohkem alateadlik. Ometi on iga lõhnamolekul, mille aju ära tunneb, ainulaadse suuruse ja kujuga, nii et me suudame meelde jätta ja identifitseerida tohutult palju lõhnu. On olemas ka intuitiivne haistmine. Nina on ühenduses meie intuitiivse tajumisvõimega ja me suudame vastu võtta sedagi, mis pole ilmne ja nähtav. Kinnine nina, hapniku sissehingamise funktsioon on eluliselt vajalik, kuid mitte alati teretulnud. On kordi, mil elu muutub painavaks ja me ei taha seda enam vastu võtta. Me ei saa hingamist katkestada, kuid saame avaldada vastuseisu nii, et kõik on välja lülitatud nagu kinnise nina puhul. Kas miski ärritab su nina? Kas tahad midagi või kedagi eemale tõugata või vastuseisu avaldada? Tegin endale nurmenuku teed, käisin täna nurmenukke korjamas. Nii hea. Kas tahad mõneks ajaks elust tagasi tõmbuda või sead tõkkeid millelegi enda sees? Sinu suhtumine muutub lämmatavaks ja umbseks. Kas oled tugevasti kinni eelarvamustes või väga suletud? Mida oleks vaja teha, et end avada ja jälle vabalt hingata? Kinnine nina on üks viis haistmist välja lülitada, lõigates end ära kõigist mingi lõhnaga seotud mälestustest või tunnetest. Kas on midagi, mida sa ei taha meenutada? Või vihjab see lõhn ebameeldivalt mõnele situatsioonile? Kas haistad ohtu, tajud midagi, mida sa ei taha näha? Kas püüad blokeerida oma intuitiivset mõistmist? Heinapalavik. See on allergiline reaktsioon peamiselt õietolmule. Sümptomid sarnanevad külmetushaiguse sümptomitele. Silmad jooksevad vett ja ninas ja silmades on tugev kihelus. See on jõuline ja emotsionaalne reaktsioon. Kogu veevärk töötab tugeva sooviga peitu minna või minema joosta. Aga mille suhtes sul tegelikult allergia on? Mis põhjustab nii emotsionaalse tundepuhangu? Kas see on suguvõime ja viljakus, mida õietolm sümboliseerib? Kas see on hirm aastaaegade vaheldumise ees ja aja möödumise ees, sest sul pole nende üle kontrolli? Või on tegemist vajadusega saada tähelepanu, olla eriline? Allergiad viitavad jõulisele emotsionaalsele reageeringule väliste situatsioonide suhtes. Me reageerime tagasi tõmbumise, vastuseisu ja hirmuga, mis viib eraldatusse. Sageli on sellise reaktsiooni esile kutsunud stress. Kui see on nii, siis mille eest sa tahad põgeneda? Põskkoopa-põletik. Ülalõuaurked on tühjad koopad peas, mis osalevad hingamisprotsessis. Hingamine tähendab inspiratsiooni, uute ideede vastuvõtmist. Seega viitab põskkoopa-põletik, et me tõukame eemale seda, mis meid inspireerib ja toidab või oleme vaimse tööga ülekoormatud ja meil pole piisavat loovenergiat. Põskkoopa-põletik tähendab, et miski või keegi ärritab ja erutab sind ning see ärritus juhib tähelepanu tundele, et sa oled emotsionaalselt või loominguliselt paigale jäänud. Kas tajud tõkkeid ja piire ega suuda end vanadest harjumustest lahti murda? Kas oled vastu inspiratsioonile ja toidule? Põskkoopa-põletik on seotud ka allasurutud leina ja valamata pisaratega, eriti kui põletikuga kaasneb tugev valu ja kõrge palavik. Valu väljendab sisemist ängistust, palavik näitab selle tunde tugevust, emotsiooni kuumust. Mida on vaja teha, et blokeering valla päästa? Kammitsaist vabaneda, paigalt pääseda. Kas sügaval sinus peitub vajadus olla armastatud? Milliseid tajusid see veel mõjutab? Aevastamine.
Aevastust esile kutsuvaks ärritajaks võib olla nii ärritavalt mõjuv inimene, pettumust tekitav situatsioon kui ka tolmukübe. Kui aevastad palju, siis küsi endalt, kas keegi või miski on sulle ninna karanud või sind ärritanud või peaksid midagi lahti laskma ja vabastama. Meenuta aevastamisele eelnenud olusid, mida sa tundsid ja mida tagasi hoidsid. Aevastamine on ühiskondlikult tunnustatud viis energia ja stressi vabastamiseks. Kui sellest saab probleem, siis aitab sügav lõdvestus stressi vabastada ja närvilisust maandada. Nüüd tuleb kurk. Nagu oli juttu 12. pealkirjas, neelame kurgu kaudu toitu, vett ja õhku. Need on 3 elu alal hoidmiseks vajalikku osist. Selles peatükis vaatleme lähemalt kurgu osa eneseväljendamisel, sest kurgu funktsioon on kahesuunaline. Me mitte ainult ei neela ega võta vastu tegelikkust ja kõiki sellega kaasnevaid vastuolulisi tundeid, vaid ka väljendama oma tundeid vastuseks sellele tegelikkusele. Ja kurguvalu kaudu võtame vastu meie elus toimuva kõik mõjud. Seega võivad kurguhädad tekkida siis, kui reageerime hirmu või ärevusega. Kurgu abil me räägime, jagame oma tundeid, mõtteid ja muresid. Kui meil on enese väljendamisega raskusi, võib tekkida kurguvalu, mis meist tegelikult valutab. Kas sa neelad alla midagi, mis tekitab valu või ärritab? Mida sul on raske aktsepteerida? Kas miski on sul kurku kinni jäänud? Või miski lämmatab sind või kägistab sind su enda tunded? Kas hoiad tagasi selliseid tundeid nagu viha, ärritus, pettumus ja süütunne? Kas energia kuhjub kurku, sest kardad neid väljendada? Mida sa tegelikult tahad öelda ja kellele? Mida on vaja teha, et sinu kurku pehmendada ja lõõgastada? Köha on reaktsioon mingile ärritajale, tavaliselt kõdile kurgus või kõris. Kui ärritus kestab pikemat aega, võib see minna üle põletikuks. Köhimine on katse hingamisteid vabastada, eemaldada ärritaja organismist. Mis sind niimoodi ärritab? Kas miski ajab sind keema ja vihastab? Kas sul paluti aktsepteerida või vastu võtta midagi, mida sa ei taha? Kas miski või keegi on sulle tropi suhu torganud? Köha võib põhjustada ka miski, mida oleme öelnud või tahtnud öelda, kuna köhimismehhanism on osa hääleaparaadist. Kas ütlesid midagi, mis tegi haiget? Kas tunned end nüüd selle pärast süüdi või sul on häbi? Või tahad sa ennast väljendada, lasta oma tundeid vabaks? Närviline köhimine on üks võimalus katta kinni oma sisemised hirmud ja mured. Tunded on sealsamas köha taga, kuid pinge on liiga suur, et neid vabaks lasta. Kurgumandlid ja adenoidid. Kurgumandlid ja adenoidid kuuluvad meie immuunsüsteemi. Nad kaitsevad meid, takistades kahjulikke aineid väljastpoolt organismi tungimast. Kuna nad asuvad organismi sissepääsus, siis väljendavad nad võimet eristada kasulikku ja kahjulikku. Ja need just lõigatakse ära. Mandlipõletik tekib, kui mandlid on ärritatud. Seda tuleb ette, kui tegelikkus, mida me endas võtame, on ärritav ja traumaatiline. Samuti võime tunda, et ei suuda end kaitsta ja toimuv võib meid haavata. Mandlipõletikku esineb sagedamini lastel ja see on seotud raskustega muutusi omaks võtta, kuna lastel ei ole tavaliselt võimalik toimuvat valida. Mandlipõletik viitab, et meie tegelikkus tekitab viha, hirmu ja vastumeelsust muutusi omaks võtta. Mandlid lähevad nii paiste, et neelata on raske. Mida sul on nii raske alla neelata? Kas oled millegi vastu, mis õhutab nii tugevaid tundeid? Ja suurenenud adenoidid esinevad tavaliselt väikelastel ning ummistavad nina ja kõrva avad, takistades üksiti informatsiooni vastuvõtmist kurgu või kõrvade kaudu. Seega peaks tähelepanu pöörama sellele, mis lapse elus toimub, mida tal on nii raske alla neelata või kuulda.
Keegi ei mõtle selle peale lapsega tänapäeval. Mitte keegi ei mõtle selle peale. Vaat nii, nüüd tuleb kõri. Kurgus asub hääletekkeelund ehk kõri. Hääl on meie kaubamärk. Pole kaht ühesugust häält ja see, kuidas me oma häält kasutame, räägib palju meie isikust. Kas see on räme ja vali, veenev ja võimukas, arglik, mahe või hellitav? Proovi rääkida kassetilindile ja kuula oma häält. Mida hääl sinu kohta ütleb? Hääl on meie väljendusvahend, selle abil anname maailmale teada, kes me oleme. Kuid väljendus oleneb rohkem hääletoonist ja kavatsusest kui kasutatud sõnadest. Kui ütleme, ma armastan sind tigedust täis hääle, muudab see tundmuse tähendusetuks. Samuti on siis, kui ütleme, ma vihkan sind, armastust tulvil häälel. Häälepaelte probleemid on seotud hirmuga rääkimise ees või tunnete mahasurumisega. Konflikt tekib, kui meil on raske mõtteid ja tundeid välja öelda või kui tunneme, et ütleme alati midagi valesti. Kas sul on suu vett täis? Hääle kaudu väljendame oma vajadusi ja palume seda, mida tahame. Kas sinu palved jäävad sulle kurku kinni? Kas kõneled kellegi teise nimel ega leia oma häält? Kas ütled oma tõe välja või neelad selle alla? Nii, nüüd tuleb üks raske sõna. Larüngiit on kõripõletik. Meie hääl muutub kähedaks või kaob hoopis. Haigusega võivad kaasneda liigsest vihast tingitud külmetusnähud. Samuti võib see tekkida, kui oleme närvilised millegi pärast, mida peame ütlema. Kui sul pole häält, siis sa ei saa midagi öelda ja tunned end järelikult emotsionaalselt kindlalt. Larüngiidi põhjuseks võib olla tunne, et me pole väärt midagi ütlema. Näiteks juhul, kui lapsele tehakse selgeks, et kõik, mida ta ütleb, on vastuvõetamatu või ebaoluline. Kuid hääle võime kaotada ka siis, kui oleme olnud mõne traumaatilise stseeni tunnistajaks. Meid valdab õudus sellest rääkimise ees. Oma hääle tagasisaamine tähendab julguse leidmist ja iseseisvuse saavutamist. Sa saad enda nimel rääkida, enda eest seista, sa tunned oma häält. Hääle kaotus tähendab, et oled kaotanud kontakti oma sisemise jõuga. Võime enda eest välja astuda. Mida sa tegelikult tahad öelda ja millise osaga endast oled kaotanud kontakti? Kas su sisemine hääl tahab end väljendada? See on ka muutumise piirkond, kus me võime negatiivset aktsepteerida ja positiivse reaktsiooni kaudu muundada. Taimed tulevad ka kaasa. No, ma söön nagunii need ära. Ma olen kogu aeg söönud. Nii, nüüd tuleb midagi mulle. Kilpnääre ja kõrvalkilpnäärmed. Seda ma ei tea, mul on kilpnääre. Kilpnääre asub hingetoru ees ja kõrval kilpnäärme neljas nurgas. Need näärmed toodavad hormoone, mis soodustavad kasvamist. Rakkude regeneratsiooni ja paranemist. Nad reguleerivad kaltsiumi taset organismis, samuti hoiavad korras ainevahetuse ja hapniku tarbimise. Seega on neil oluline roll meie võimes talv üle elada. Nii, struuma on kilpnäärme paistetus, mis võib blokeerida hingetoru, kui seda ei ravita. Sulle võib tunduda, et sind kägistatakse. Võib-olla on sul liiga palju kohustusi või näib, et elu matab su enda alla. Samuti võib sul olla soov lahutada meel ja keha teineteisest, et ei peaks tegelema kehas paiknevate sügavate sisimaste tunnetega. Kilpnäärme ületalitlus tekib, kui kilpnäärme aktiivsus on suurenenud. Keha funktsioonid aktiveeruvad, põhjustades erutust, kehakaalu vähenemist, liighigistamist ja nõrkust. See seisund on seotud hirmuga, vastutuse ees. Võib esineda soov jääda lapse süüdimatusse, muretusse ja eraldatud seisundisse. Sageli viitab see isekale ja enesekesksele hoiakule, olles väga hõivatud. Püüame vältida
tegelemist oma kohustustega. Kilpnäärme alatalitlus, mis on minul, tekib kilpnäärme aktiivsuse vähenemisel ning tekitab depressiooni ja väsimust. Vaimse ja füüsilise aktiivsus väheneb. Me hääldame sõnu segaselt, kehatemperatuur alaneb, kogu keha funktsioneerib aeglasemalt, nagu oleks elutahe alla surutud või me oleksime emotsionaalse talveune seisundis. See on küll mingi jura, üldse nagu ei lähe kokku sellega. Nii. Järgmine on kopsud, aga ma arvan, et ma seda ei jõua lugeda, sest mul tuli märk juba ette, et kopsud ja astma ja mis siin veel ootan, vaatangi. Kopsud, astma, bronhiid, tuleb kopsudega. Ja siis ongi kopsupõletik ja hüperventilatsioon ja siis on 13. pealik läbi ja siis tuleb armastuse rütt, süda, veri, vereringe. Nii et ühe korra saab seda veel lugeda. Ma panen nüüd lindistuse ära kinni.